Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin mai esimeses pooles on tulemas skorpionile suhetes ja armastuses. Mis on siin mai esimeses pooles tulemas skorpionile suhetes ja armastuses? Ja üks lõpukaart veel võtta ja hopsti siit kuskilt paki vahelt vist välja hüppas, läks tagurpidi, jätame ta viimaseks, need kaardid tulid ka hiljem ja alustame siit. Esimese kaardina muidugi tahtis skorpionile välja tulla see mõõkade 4, sama kaart, millega ma just lõpetasin kaalude tähtkuju, et väga huvitav. Ma ei tea siis, kas skorpionitel on mingi kokkupuude kaaludega või mitte. Muidugi jah, see kaart räägib kõigile siis süksest nagu ärevast või stressirohkest nagu energiast, võib see tähendada mingid hirme, aga mõõkade 4 on natukene väsimuse kaart, mis soovitab rohkem puhata või rohkem pühendada aega iseendale. Et väga võimalik, et te olete liigselt palju teistele inimestele enda energiat nagu välja andnud ja tänu sellele on siis mingi süke stress või ärevus tekkinud. Et igal juhul on vaja siin puhata ja pühendada aega iseendale ja tänu sellele see kaart tegelikult ütleb, et tänu sellele on võimalik vabaneda siis mingitest negatiivsetest energiatest, hirmudest, mis iganes toksilistest suhetest ja nii edasi. Et igal juhul süke nagu vabastav energia, aga see vabastav energia tuleb siis, kui te annate rohkem aega iseendale ja puhkate. Teise kaardina muidugi on skorpionil aga siin väljas karikate rüütel ja rüütlid tihti on siis siuksed nagu austajate energiakaardid. Ta ei pea alati tähendama austajat, ta võib ka näidata teie enda energiat, et väga võimalik, et te tunnete hästi emotsionaalsena ennast või hästi romantilisena ennast, aga kuna ta siiski on nagu siuke austaja kaart, siis see on väga hea austaja kaart, üks parimaid minu arust vähemalt, sest karikate rüütel näitab alati siukest nagu romantilist austajat. Võib tähendada tunnete avaldamist, võib tähendada mingeid kutseid, keegi võib nagu ühendust võtta, et siin on mingi kirjakene ka, piknikukorvi kirjake, eks ju. Et keegi võib kutsuda kohtingule, piknikule ja keegi võib siis võtta ka ühendust mingi kirja teel, aga igal juhul sellel inimesel peaks siis olema palju romantilisi tundeid või emotsioone teie suhtes. Nüüd muidugi kolmanda kaardina on siin skorpionitele välja tulemas sauade emand. Ja mina alati siis ütlen, et sauade emand on kõige võimekam nagu emanda kaart tarot pakis. Et ta on hästi siuke võidukas, hästi enesekindel inimene, muidugi aktiivne, loov ja kirglik. Sauad näitavad tugevamat seksuaalenergiat, samas võivad nad näidata siukest sportlikust, head välimust. Aga tõesti, see on hästi tugev siuke enesekindluse kaart. Et ma ei tea, kas te olete ise seda nagu energiat saavutamas või olete juba saavutanud, et kui te tunnete ennast siukses enesekindlas energias ära, on see kindlasti teie enda energiakaart. Samas tegemist on naisenergia kaardiga, aga naisenergiat on nii naisterahvastel kui meesterahvastel, et mõlema sugupoole jaoks võib see olla ka siuke austaja partneri või lähedase isiku kaart. Ja muidugi naistele ka, et ma ütlen, et kuigi see on naisenergia, võib see näidata meesterahvast, eriti kuna see on sauade energia, mis on siis tugevam seksuaal nagu energia. Et võimalusi on siin mõlemale sugupoolele. Nüüd aga teist rida tahab skorpionite jaoks alustada mõõdukuse kaart. Ja mõõdukuse kaart kindlasti ütleb siin seda, et ei ole vaja liigselt kuhugi kiirustada. Et see kaart ütleb, et tuleb tegutseda, aga tuleb tegutseda nagu läbimõeldult. Et see on siuke hästi läbimõeldud otsuste ja valikute kaart. Ja ta ütlebki, et tegutsege, aga ärge liigselt kiirustage. Ja põhimõtteliselt ta võib öelda seda, et te suudate nagu siis saavutada või säilitada selle stabiilse ja turvalise nagu olukorra või keskkonna enda jaoks. Aga võib ka öelda seda, et te olete juba selle nagu saavutanud. Ja selles mõttes see mõõdukuse kaart ütleb nagu, et kõike võib, aga kõike võibki mõõdukalt. Et kui te ise millegiga nagu liigselt üle ei pinguta või kui te teate mingites asjades, kus te olete nagu üle pingutanud, siis tasub natukene nagu tagasi tõmmata, et uuesti see tasakaal nagu luua. Aga väga hea spirituaalenergia. Ja eelviimase kaardina tuleb siit skorpionitele välja päiksekaart. Ja päiksekaart on kõige õnnelikum kaart tarot pakis. Ja tegelikult, kui päiksekaart tuleb juba välja, siis ei saa siin midagi halvasti minna, sest siin on hästi palju positiivseid emotsioone, siin on edukus, siin on võidukus. See on ükskõik mis hea nagu siuke suhete kaart, on need sõprussidemed, on need töösidemed, on need armastussidemed. See kaart võimaldab luua siis uusi positiivseid sidemeid ja suhteid ja peaks see pakkuma ka siis teile positiivseid emotsioone. Muidugi suhtes olevatele inimestele võib see tähendada mingeid järgmisi etappe suhetes, eks ju, on see siis kokkukolimine, abielu või mingi rasedus ja ka tööalastes olukordades, et kuna ta on hästi edukas ja hästi võidukas ja hästi siuke nagu positiivne energia, siis ma ütlen, et ei ole siin tegelikult skorpionitel midagi karta.
ja nüüd muidugi viimase kaardina tuleb skorpionitele välja ka suure arkaani number 6 ehk siis armastajate kaart. ja armastajate kaart räägib hästi tugevalt kas siis hingesugulusidemest või kaksikleegi sidemest. natukene peab siin ettevaatlik olema, sest üleval on see sauade emand, mis on tugev seksuaalenergia kaart. et kaksikleegi side võib ka olla sihuke, mis tuleb teie ellu, et teile midagi nagu õpetada. Need ei pruugi alati kestma jääda, kui need on siuksele füüsilisele kontaktile üles rajatud suhted. et noh, siin armastajate kaardis on ka palju seda kirge ja tegelikult on siin ka raseduse energia armastajate kaardis olemas, aga samas on siin ka harmooniat ja tasakaalu ja sihukest romantikat. et igal juhul see kaart võib siis ka tähendada sihukest hingesugulussidet ja väga võimalik, et kui te olete valaline, siis te võite leida siin peagi justkui inimese, kellega te võite siis väga pikalt selle elu jooksul veel koos olla, võib-olla ka lõpuni, eks ju. et igal juhul hea energia ja kuna päiksekaart juba on väljas, ei saa halvasti minna. Võib-olla siis ainult selle mõõkade 4-ga ärevuse ja stressiga ütlen, et üritage endale rohkem aega anda, natukene puhata ja võib-olla ei maksa siin liigselt paljudele inimestele enda energiat välja anda. Skorpionid. See oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati ka jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.